millest ma tahaksin rääkida? Ma tahaksin rääkida sellest, et kuidas võiks siis läheneda sellele, mis kõik internetis on. Algselt sai välja kuulutada see, et ma räägin siis sellest, et kuidas siis Facebooki kasutada õppimise toetamisel. Ja selline kavatsus meil ka Jaanaga oli. Hakkasin pisitasa uurima neid erinevaid variante, erinevaid lahendusi, kuidas seda teha, kuidas Facebooki kasutada. Ja nagu ühel poolt jõudsin päris põnevate mõteteni, aga teisel poolt ei olnud seal mitte midagi erilist. Kuidas nüüd siis öelda? Ma jõudsin erinevate näideteni, seda võiks väga hästi kasutada. Aga seal ei olnud mitte midagi, mis vajaks seda, et ma tulen siia ette põhjalikult ja pikalt räägin sellest. Ja siis me hakkasime üldistama ja mõtlema, et kuidas see asi siis käib. Teeme sellise triki, et kuni ma teen sissejuhatavat osa, siis see asi teeb enda restardi. Tehnikaga kõike juhtub niimoodi. Et hakkasin siis uurima, mis siis teeb selle Facebooki ühelt poolt populaarseks, see on lihtne vastus, ja teisel pool, miks pärast seal leiab igasuguseid asju, seal hulgas õppimist ka aset, eks ole. See, et kas Facebookis leiab aset õppimine, ei olnud minu jaoks küsimust. Esiteks ma näen, kuidas minu õppimine see aset leiab. Kas või selles võtmes, et kui miski mind ääretult närvi ajab, aga see kuulub juriidika valdkonda, siis ma postitan lingi, vajadusel lükkan sinna juurde sellised viited, seal on võimalik panna selline @link inimesele, et kallid see ja see, kas te oskate seda kommenteerida ja mõned sõbrad, kes on advokaadiks õppinud, lihtsalt väga kiirelt ütlevad, ahah, vaata, pane tähele seda lauset selles artiklis, tegelik sisu on ja mure on nagu selles valdkonnas, eks ole. Niimoodi ma olen sekunditega saanud selgitused ja vastused sellele, mida tähendab see Riigikohtu otsus, kas on oluline või ebaoluline, kas on mure või mitte. Niimoodi ma olen saanud, kui kunagi oli geiõiguste temaatikal üks arutelu, siis ma ei saanud täpselt aru, et mis hetkeseis on, siis ma sain umbes 5 minutiga vastuse inimestelt, kes selle hetkeseisu sees, ütleme, elavad, eks. Ja nii edasi. Siis ma olen kõvasti näinud selle juures ka sellist õppimist, et inimene paneb kirja, et ma tahaks teada, kuidas see käib, ja ta saab vastused, eks ole. Erinevaid vastuseid, diskussiooni, vastuste üles on palju parem ausalt kui eksperdi arvamus. Sul on erinevad arvamused, mille vahel ka elavalt toimib poleemika. No nii. Nüüd siis kogu selle asja juures ma püüdsin aru saada, et kuidas siis on niisugune lugu, et kõik see internet on eksisteerinud ennegi, blogid, seal hulgas kommentaariumid on olnud ennegi, aga alles nüüd õieti see on omandanud nii suured mõõtmed, eks ole. Osa sellest on teha nüüd sellel kõveral, mida Anne Villems näitab, eks ole, et see asi on jõudnud üle selle kuristiku ja piisav suur hulk kasutajaid seda kasutab. Seal hulgal Facebook ja kõiki tehnoloogiaid, üle maakera vist üle 2,5 miljardi inimestest kasutab internetti. Me räägime siis kõik planeedi elanikud, seal hulgas ka 2-aastased ja 70-aastased, eks ole. Euroopas on see protsent vist 65% kõigist inimestest reaalselt kasutab internetti iga päev. Või siis kas just iga päev, eks ole. Ja USA-s on vist see Põhja-Ameerikas oli 74% aastal 2011, eks ole. Seega mõnes mõttes me saame öelda, et tõepoolest see reaalsus, kus me opereerime, on päris suur. Kuid teisel pool on seal üks teine aspekt juures minu arvates. Ja küsimus on nüüd selles, et seni meie igasugused õppimised, mida me oleme teinud formaalselt või mitteformaalselt, on kohutaval ja katastroofilisel kombel alahinnanud inimese võimet õppida ja võimet suhtestuda informatsiooni teiste inimestega, eks ole. Võtame siis klassikalise näite, et võib-olla kõige laiemas mõttes tänapäeval me arvame niimoodi, väga paljud, mina ka mõneti arvan niimoodi, aga taaskord järjest enam kahtlen selles, et kõige parem viis õppida on see, et kus on õpetaja, suure tähega õpetaja, eks ole, ja õpilane, suure või väikse tähega õpilane sõltub tema tulevikust, eks ole, ehk siis guru ja õpilane istuvad ja toimub selline maailma tarkuse ülekandmine ja mõneti veel selline areng selles mõttes sealt kõrgemale. Ja tingimata see võib hea olla, aga kui maakera peal on, eks ole, varsti 7 miljardit inimest, siis ikka suure tähega õpetajaid liiga palju ei leia, võib juhtuda, et ta asub teises maailmajaos ja sa ei saagi sinna, eks ole. Teine probleem on see, et mis me oleme siis läinud, me oleme pannud ühe õpetaja suure tähega ette, 30 õpilast ruumi, eks ole, lahjendanud veidi seda veepotti, eks ole, ja lõpuks selle lapse pesuveega välja visanud, eks ole. Meie parimad alternatiivid seni on olnud mitteformaalses maailmas, kus me ütleme, et okei, et me siis ei istuta neid inimesi, las nad siis käivad ringi ja vaidlevad ja siis laseme neil ikka natuke oma peaga mõelda ka, et mitteformaalne õpe, eks ole.
15-minutiste lõikudena võib ka grupitööd teha selles suhtes ja aeg-ajalt võib inimene ka ise uurida probleemi, mis teda väga puudutab, eks ole. Ilma selleta, et keegi tal täpselt ütleks seda teha. Mu jutus võib-olla tabata mõnda irooniat ja küünilisust, ma näen ka, et väga paljuski mitteformaalne õpe on oma tervikus väga ilus, aga selles viisis, kus seda integreeritakse, kasutatakse, tegelikult see on mõnes mõttes inimese loomulike võimete mõnitamine. Ja mida ma mõtlen loomulike võimete all on see, eriti noore inimese puhul, millega suudab hakkama saada uudishimu, pluss võime väga kiiresti adopteerida uut tehnoloogiat ilma hirmuta, eks ole. Seesama Kristi näide World of Warcraftist, mis võimaldas meil, milles noored on ise loonud 87 000 pluss artiklit selleks, et mängida mängu, mida mängitakse üle 5 kontinendi reaalajas kultuuride vahelise kokkulepete tulemusena ja mida loetakse strateegilisuse poolest malest isegi keerulisemaks. Selles mängus on ka oma maailmameistrivõistlused ja kõik muu. Siis arvestades seda, me näeme, et see täiesti on müstiline, mida inimesed teevad ilma igasuguse välise abita ja ühendamiseta selles mõttes. Nüüd on küsimus selles, ma ei taha öelda, et me peame eemaldama igasuguse õpetajad, õppimise toetaja, vaid küsimus, et kuidas siis teha niimoodi, et nad ei oleks konfliktis. Kõige jaburam näide ongi selles, et kui noorsootöötaja või õpetaja ütleb ühelt poolt, et noor segab oma tegevusega, tegevus võrdub mõneti aktiivsus, eks ole, aga sellega, et on internetis, sellega, mida ta teeb, segab ta mul teda kasvatamast. Väga tore selles mõttes, midagi on väga nihu läinud. Ma tean ka, et kui mul majanduslikult mu firmal läheb halvasti, siis tähendab, et kliendid segavad mul raha teenimast. Sellega, et nad ei tule mu juurde, eks ole. Ja ma hakkasin vaatama, et mida siis nüüd Facebookis on, mis võimaldab inimesel õppida paremini kui isegi mõnikord mitteformaalses õppes või rääkimata formaalsest õppest, eks ole. Ja hakkasin avastama selliseid mõtteid. Esiteks, kui me mäletate, kui Anne Villems alustas, ta ütles ühe pildi juures seda, et kui internet on arenenud suhtluskeskkonnana, ja siis ta tõi sealt ühe väikse ülehüppe sellele, et enamik õppimist leiab aset interaktsioonis ehk siis suhtluses. Ehk siis väga enamus õppe puhul tähendab, inimene suhtestub materjaliga, see on see esmatasand, aga õieti juhtub õppimine siis, kui ta üritab seda kellelegi seletada, või ta küsib kellegi käest küsimusi juurde, saab teistsuguse vaate ja sealt õppimine hakkab võimendama. Ja vot selles osas on võib-olla päris paljud teid näinud sellist asja nagu kogemusõppetsüklit, mida ma võiks väga hästi näidata, kui see arvuti mul lubaks seda näidata. Ja kogemusõppetsükkel ütleb seda, et kui inimene kogeb midagi, siis kõige parem viis sellest õppida on see, et ta üritab pärast seda reflekteerida, ehk siis tal aidatakse või ta ise mõtleb läbi, et mida ta siis õieti koges. Ja siis ta mõtleb, mida ma siis järgmine kord teisiti teen ja proovib järgi ka, eks ole. Seni on sellega igavene jama, eks ole. Kooli tööõpetuse tunnid on 30 õpilast, igaüks saab treipingi juurde kord aastas 15 minuti jooksul, seega ka siis, kui ta esimese 15 minuti jooksul õppis, et peitlid ei tohi täisnurga all vastu panna, siis ta läheb umbes 7 kuud, kuni ta uuesti saab peitli uue jupi vastu panna, eks ole. Sel juhul, kui ta ikkagi teist korda nurgaga mööda paneb, siis tema treimise, eks ole, katsetused on selleks eluetapiks lõppenud. Ja mina ausalt öeldes ütlen, see on väga paljuski nii formaalse kui mitteformaalse õppe metafoor sageli on, et me pakume võimalusi, noor inimene haarab, aga kui sel hetkel millegipärast ei õnnestu, see on justkui rong läinud. Ja vot minu jaoks interneti võlu on selles, et ta lahendab meil selle mure ära. Mul on lootust, et mul õnnestub isegi enne oma ettekande lõpus asi tööle saada. Aga miks? Et miks siis me saaksime internetis paremini. Nüüd üldiselt iseloomustab formaalsed ja mitteformaalsed õppimist, mis asi? Asi juhtub millalgi kusagil. Kuskil kohas saadakse kokku ja tehakse midagi. Ja teiseks iseloomustab see seda, et seal on piiratud hulk inimesi selles mõttes. Me oleme aru saanud, eriti me oleme vaeva näinud, et grupid, klassid oleks püsivad nii edasi omadel põhjustel, sest me oleme punkt 1 eeldanud seda, et inimese tähelepanu on piiratud ja ta peab nüüd kõik kähku ära tegema ja muidu pärast ei ole teist võimalust. Ma ei tea, ma arvan, et te olete ka, kes on koolitanud ja kogenud seda, tahaks seda veel teha, kuigi inimesed on väsinud, aga võt, nüüd on võimaluseks seda. Ja teiseks me kuidagi kardame, et inimesed tegelikult ei suuda võõraste inimestega üldiselt suhelda ja siis kõik kukub kokku, eks ole. Mis aga reaalselt juhtub, on see, et ma arvan, et me oleme fundamentaalselt nende eeldustega sügavalt eksinud. Ja Facebook on selle kõige elavam ja parem näide. Kas nüüd tõesti õnnestus? Ei veel. Nii. Nii, olemas. Ühesõnaga, et siis ma võtan võla järgi, eks ole,
et see on siis meil see on siis see. Nii. See on selline asi, ma olen siia sisse. Issand küll. Siin läheb veel aega. Sellega ei ole lootust nii kiiresti saada ajale. Hea, et ei saa. Ehk te andestate e-õppe inspiratsiooni seminaril sellised tehnoloogilised lapsud. No nii. Ja võimaldabki, et äkki ma ei saagi pihta. Nii. Ehk siis siin osad näevad, ma proovin seda suurendada. Nii. Okei. Ta peaks meil näitamise versioonis, ta peaks ilusti seda avama kõike. Okei. Igal juhul kogemusõppetsüklis on see, et sa koged, reflekteerid, teed oletuse ja arened edasi. Eks ole. Nüüd, mis meil siis teeme? Teeme selle share'i ära. Siis te saate neid linke ka näha. Okay. Mul lihtsalt päris paljud asjad on siin üleval. Aga ta ei anna mulle täna linke. Okei, ühesõnaga on selles, et mis me näeme Facebooki näitel toimimas. Esiteks me näeme seda, et inimesed toimivad väga hästi väljaspool aega. Me siin lõuna ajal rääkisime ajast. Mis juhtub on see, et inimesed toimivad väljaspool aega, siis internet on saanud sellise mõiste nagu asünkroonsuse. Kui me enne alustasime diskussiooni, kui me laiali läksime, üldiselt see diskussioon lõppes ära ja pärast keegi ei meenunud, siis me näeme Facebookis ja kommentaariumites igal pool mujal, et inimesed jõuavad tagasi diskussiooni juurde ja päevi hiljem postitavad. Mõned Facebooki arutelud kestavad väga pikka aega. Nad kestavad ja kestavad ja kestavad, ehk siis aeg-ajalt Facebook tuletab mul meelde, keegi on jälle postitanud sinna mingi arvamuse ja ma vajutan linki, ma jõuan sinna tagasi ja jätkan. Elik siis tegelikult mõttes reaalselt, inimesed on valmis Facebooki näitel tuhanded ja tuhanded arutlema mitme päeva jooksul, aeg-ajalt sekkuma arutellu, lugema vahepeal toimunu, vaatama üle videod ja kommenteerima täiendavalt. Ja see on nüüd selline esimene värske õhusõõm, mida ma tundsin siis, kui ma hakkasin asjaga süüvima. Et mõnes mõttes, eks ole, sama on ka Harald kogenud ja muud, kui sa saad pihta, siis see dialoog võib kesta väga pikalt seal ees, eks ole, selles mõttes. Seega seda ei piira aeg ja ruum ja selle saab juurde õli tulle valada, ehk siis lisada arutelu küsimusi muid, kui nendele inimestele see asi huvitav on. Teiseks on see, et meil ei ole vaja ühte kindlat kohta. Põhimõtteliselt inimesed on valmis arutlema inimestega, kes on kuskil teisel pool maakera, on valmis nendega koostööd tegema, kui see on piisavalt põnev ja seal on mingisugune põhjus, miks seda koostööd tehakse, ja on valmis nende inimestega ka konfliktis olema ja lahendama neid probleeme, aga üldiselt see ei häiri inimesi väga mitmete teemade puhul, kui keegi on kaugel. Siis on internet on andnud ja Facebook, aga sealhulgas ka kõik interneti rakendused on suurepärane võimalus ennast väljendada. Ehk siis, kui ma tahan midagi öelda, siis ma ütlen, kirjutan, panen videosse, on olemas selline flipi kaamera, millele ainsusfunktsioon on see, et tal on üks punane nupp peal, sa vajutad, sa salvestad kõike, mis sa näed, ühendad arvutisse ja läheb YouTube'i, eks ole. Paljudel mobiilidel tänapäeval on ka juba nupp, et kohe YouTube'i selles mõttes, eks on juba folkloori osa, et kohe, kui keegi teeb mingi sigaduse, siis juba küsitakse, kas on juba YouTube'is, eks ole. Ja siis sa saad ka tagasisidet, kuna on olemas kommentaar. Seega, kui me räägime ruumides, et inimesed ei räägi, me tahaksime, et inimene ütleks midagi välja, aga siis me peame eksplitsiitselt paluma osalejatel, ärge siis karmid temaga olge ja olge siis delikaatselt ja teate, võib-olla ei peakski tagasisidet andma, inimene esimest korda esineb, eks ole. Siis internetimaailmas inimesed massiliselt postitavad oma esimesi katsetusi mis iganes asjaga. Esimest korda videos, esimest korda laulan, esimest korda teen seda, esimest korda riputan kassi sabapidi üles, kõike seda, eks ole. Ja siis nad saavad tagasisidet ja on kuidagi üle elanud selle, et mõnikord keegi ütleb, et sa oled idioot. Sest see on rumalus, mis sa teed, eks ole. Selle tõttu, et üldiselt kui inimesel on kas online sõbrad ja tuttavad, eks ole, mida Facebook mõneti tutvusvõrgustik, need päästavad su välja, need ütlevad sellele pahategejale, et kuule, et sa ei ole adekvaatne, et ta ei ole idioot, et siin on omad põhjused, eks ole, ja üleüldse, kui sa ropendada sõimad, seal on selline nupp nagu flag, paar korda vajutatakse selle inimese kommentaari peale, tema kommentaar on ebakohane ja siis ta saab tundma väga reaalelulisi tagajärgi, tema Facebooki konto läheb kinni paariks nädalaks. Selles mõttes. Seega seal on palju reaalsem element, kuid kuidagi me näeme, et noored julgevad seal ennast väljendada, julgevad ennast avada.
Seega nüüd hakkab juba minu pihta see küsimus. Tähtis ei ole, kas te oskate luua page'i Facebookis, loob seda keegi teie noortest või te kommenteerite lihtsalt. Küsimus on selles, et seal toimivad mingid muud seaduspäärad kui klassiruumis. Online on inimesed valmis suhtlema reaalsete inimestega, oma reaalse näopildiga, asünkroonselt, osalema diskussioonis, saama tagasisidet ja mõnes mõttes selline üldise nimetus sellele, et sa saad paljude inimeste tagasisidet, osad neist võõrad on selline mõiste nagu crowdsourcing. Ehk siis sa palud rahvast appi väga väikse asjaga. Et kui mul on vaja mingit mobiiltelefoni uut akut leida, siis ma kirjutan, et kes oskab soovitada, mida ma ostan. Keegi mu sõpradest ilmselt eile ostis selle, kirjutab mulle, eks ole. Või keegi töötab selles valdkonnas ja nii edasi. Järjest enam noored inimesed reaalselt pöörduvad abi järele internetis, mitte ainult noored, eks USA-s järjest enam, eks ole. Ja nüüd läheb lahti eriti põnev osa hariduse jaoks. Mille poolest Facebook on parem kui õpetaja? Parem kui ka suure tähega õpetaja, eks ole. Ma ei räägi küll mitte Dalai Lamast ja gurudest, eks ole. Selle tõttu, et ka parimal juhul see õpetaja ei suuda, kui ta tahab sul rääkida oma kogemusest andide mäestikust, ta parimalgi moel ei suuda sulle 2 klikiga viidata ühte videot, kus näidatakse, kuidas näeb välja asi andide mäestikust. Selle kõrval 3D Google Earthi vaade sellest, kus sa saad reaalselt läbi kanjonite niimoodi läbi lennata, et näha, milline liustik välja näeb. Selle kõrval animeeritud nagu selle RSA-s, eks ole, joonistega põhjus, miks liustik töötab täpselt niimoodi ja seda kõike väikeste tükkidena, nagu Harald väga õieti iseloomustas, inimene tahab väikeste tükkidena asju, aga täpselt sellistena leidub internetis. Tak ja 15 minuti jooksul inimene läbib selle, mille peale omal ajal tehti geograafia kontrolltöö, eks ole, ja õpiti terve veerand. Ta läbib seda selle tõttu, et sel hetkel, kui oli olemas kontekst, sel hetkel, kui keegi tal emotsionaalselt rääkis, ma ei tea, andidest, Kamtšatkast või minu tagahoovist, sel hetkel sai ta näha seda tagahoovi, sai ta teada, mis nende tagahoovidega või Kamtšatkaga on, sai ta lugeda teiste inimeste arvamusi, sel hetkel, mis talle sobis, mis tingimata ei ole täpselt siis, vaid sobivamal ajal. Ja seega mõnes mõttes küsimus ei ole, mida Facebook teeb või mida need online rakendused teevad sellist erilist. Pigem on see, mida nad ei tee. Nad ei piira kasutaja kasutust, nad ei piira, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha, nad ei piira seda, kui kaua sa seda teed ja kõike muud, eks ole. Ja ühe asi on veel, nad ei piira sinu ruumist väljumist, iga hetk võib akna kinni panna. Ja selles mõttes, see on minu arust väga palju põhjapanev järeldus ja selline argumentatsioon e-õppe kaitseks, ehk siis e-õppe suurim eelis on see, et ta võimaldab õpilasel mitte osaleda halvas õppimises. Mitte kogeda õppimisega seoses tohutul hulgal negatiivseid emotsioone, nagu näiteks, et miks ma seda praegu teen, kas ma tõesti pean seda praegu tegema, mul pea valutab, kas ei saaks kunagi teine kord, miks ma sain sellise hinde, mis ma nüüd emale ütlen, eks ole. Ma ei taha öelda, et me nüüd saame kõik ülejäänud ära kaotada, on oma roll, aga siit on oma ette õppetund. Mäletate ja nüüd tekib küsimus, kas see tõesti leiab aset õppimine? No kas sa tõesti nüüd, vaatas andide mäestikku, vaatas Google Earthi, mis seal ikka, eks ole, lihtsalt nägi pilte ju, eks ole, oli seal, tegi niisama. Ma julgesin esimeses pooles öelda, et üks jõuline eelarvamus, mis meil on see, et me alahindame noore tegevust. Me näeme pealiskaudselt piltide vaatamist, aga me ei saa aru, miks neid pilte vaadatakse ja mis seal taga on. Üks väike lühike viide on, pärast seesama sein saab pärast avalikult nähtavaks teie jaoks, selles ma viskan lingi, aga üks selline sein on, selline uurimus on, kus uuriti, pandi kontrollgrupiks 65-aastased inimesed, kes elementaarselt oskasid internetti kasutada ja guugeldada ja kõrvuti pandi üks noortegrupp, 15-aastaste noortegrupp, kes ka ilmselt kes oskas lugeda, kirjutada ja Google'it kasutada. Ja mõlemal paluti arvutiekraanid lugeda tekst, ehk siis raamatus, lugeda raamatut sisuliselt, lõigu mingi teema kohta ja seejärel paluti mõlemal paari asja seal, paari küsimuse abil paluti guugeldada vastused, eks ole. Nüüd, ja uuriti sel ajal reaalajas tomograafiga, et mis ajuga juhtub. Kui pensionäride või siis 65-aastaste grupp, eks ole, luges, oli aju aktiivne, inimene mõtles, seostas ja nii edasi. Kui ta guugeldas, oli aju aktiivne, mõtles, seostas ja arutles. Noorte puhul, kui need lugesid, oli aju samamoodi aktiivne nagu vanematel inimestel, seal ei olnud märgatavaid erinevusi. Kui aga noori inimene hakkas guugeldama, siis eks ole, lõid särama ka aju teised osad. Kuidas otsustada, millist valikukriteeriumi kasutada? Kui täiskasvanu inimene võttes, ma tahan teada, ma ei tea, võtmetest, võtmed, enter. Noorimine mõtles, kuidas ma sõnastan küsimuse, et ma ei saa lolle vastuseid, ma saan ainult paremaid vastuseid ja siis ma saaks ka piltidega vastused. Põmm. Millise neist vastustest valida? Ma ei kliki esimest, kui võib-olla mitte selline digitaalne inimene klikib esimest ülevalt. Ei, see on jamas. Kuidas ma intuitiivselt teada? Ehk siis pildikultus aju aktiivsus oli 2-3 korda kõrgem võrreldes lugemisega.
mis tähendab seda, et noored inimesed mõneti heas mõttes rong on läinud, nad on saanud ja kiiresti ilma jamadeta õppinud internetist õppima efektiivsemalt, kui meie oskame ette kujutada, kui nad tahavad. Mis tähendab seda, et mis siin välja käis, mis mul südamest rõõmu teeb, kui keegi ütles, me peame noortelt enne aru saama, kuidas nad praegu õpivad, siis me saame toetada. Võib juhtuda, et me oleme šokis, kuidas nad õpivad. Siin sama seina peal on üks link ja viide, ma ei eeldagi, et te seda näeksite praegu, aga siit saab mingil hetkel mingi paar asja avada veel lõpetuseks. Et te näete ühte linki Indias tehtud projektist, kus pandi väikestesse küladesse, kus elavad enamasti kirjaoskamatud lapsed, selles keeles koolis pooled ei käigi, pandi arvuti, niisuguse kõva seina taga, nii et seda ei saa ära katki teha, et ilme ei tee tal liiga, internetiga, klaviatuuriga, värgiga arvuti. Ja arvutil oli veel peal mingi heli salvestamise programm ja veel mingisugune fotode tegemise programm või veebikaamera, eks ole, seal augus. Ja siis nad panid reaalajas kaamera salvestama seda, mis seal siis juhtub. Nii palju ma sellest uurimust aru sain. Juhtus see, et lapsed hakkasid sinna kogunema ja mingid päevad hiljem nad nägid, kuidas 8-aastane tüüp õpetab 6-aastasele, kuidas veebikaameraga laulu salvestada. Ta õpetab juba järgmisele. Ja siis nad juba naeravad seal hunnikud, nad salvestavad videosid, alguses on naljakaid, väikseid lühikesi, siis tõsisemaid, aga piltlikud, seal ei ole ühtegi juhendajatega õpetajat. Seal toimub protsess ise, sest noortisi huvitav asi, eks ole. See šokeeris neid parasjagu, ma ütlen, te saate uurimus näha täpsemad viited, võib-olla ma natuke utreerin seda, aga järgmine etapp oli see, et nad läksid ühte kooli, kus oli teada, et õpilased õpivad inglise keelt, mis on Indias väga kõva sõna, aga nende aktsent on nii kohutav, et keegi ei oska sellega midagi pihta hakata, eks ole. Siis ta tõi neile arvuti, arvutis oli taaskord mingid mängud, ehk siis mõneti motivatsioonipaketi tõi kaasa, tegi arvuti lahti, aga ütles, et deal on see, et ta saate asju aktiveerida ainult voice'iga, ehk siis Windows 7 on olemas programm, et kus sa häälega annad käsklusi. Inglise keeles ta enam-vähem suudab inimkõnet juba transleerida, eks ole. Ja see programm muidugi üritab õppida kaasa inimesega. Ja siis noored püüdsid, aga muidugi arvuti ei saanud absoluutselt aru sellest india aktsendist, Punjabi aktsendist. Ta ütles neile väga hea. Ma tulen 2 kuu pärast tagasi, et las arvuti olla siin, võite selle programmiga suhtlemist harjutada, aga 2 kuu pärast ma tulen siin ja kui te selleks ajaks suudate asju nagu käivitada siin arvutis, siis ma toon veel need mänguprogramme. 2 kuu pärast asjad käivitusid ja õpilaste inglise keele oskus läks üles poole, eks ole. Mis siis vahe on? 10-aastasel, eks ole, on ju tegelikult tohutu ajumaht, mida ta suudab, potentsiaal, mida suudab õppimisse panna ja tohutu uudishimu selles mõttes. Kui me need 2 asja kokku paneme ja võtame kõrvalt ära mingisugused piirangud, mis seda keelavad ja anname vabasse voolu selle mänguasjaga mängida, siis toimub mõnes mõttes plahvatus, eks ole. Ja sama plahvatus toimub, rutates etteks, kuna aeg saabki kohe otsa, ka mängude maailmas. Ega see ei ole mingi ime, et World of Warcraft oli seal niivõrd 9 või seal palju, seal miljonid kasutajad või seal oli rohkemgi, eks ole. Neid mänge on sadu, see on Farmville'id ja kõik muud. Need mängud teevad seda, mida üks ideaalne õpetav mänguasi teeb. Ta mängib sinuga kaasa, ehk siis kui sa oled osavam, siis ta on keerulisem. Teiseks ta reageerib koheselt sulle. Kolmandaks taaskord asünkroonsus, saad mängu pooleli jätta selle juurde tagasi tulla. Teiseks sa saad teistega koos seda teha, saad mängida online. Mängude tööstus on sellele pihta saanud ja disainib selliseid situatsioone, reaalelul põhinevaid mänge. Paljud neist on tulistamismängud, aga sama Farmville ja mingid majandusmängud ja muud mängud kasutavad reaalelu simulatsioone, aga ta on üles ehitatud niimoodi, et sa lihtsalt ei saa midagi teha, sa kukud õppima, et sellega hakkama saada. Seega see tehnoloogia on olemas, mõneti tulebki süüvida, kuidas neid asju üles ehitatakse, et hakata aru saama, kuidas oma asju üles ehitada. Õnneks saab ka neid tänapäeval lihtsalt ehitada. Üsnagi, selles mõttes pisitasa. Muide see, et need 2 pilti on siin, mis teie tähelepanu köidavad, on see, et siis nii-öelda, te ilmselt muidugi tajute ära, mul ei leidnud õnnest pilte, et see pilt siis kujutab ette sellist teatud moel tehtud pilti ajust aset leidvatest elektrilistest signaalidest ja see on siis pilt, mis visualiseerib interneti ruuterite vahelisi kommunikatsioone selles mõttes. Et mõte on üsna sama, ehk siis inimene saab ajus iga hetkel ligipääsu, kui ta soovib oma mõtetele, emotsioonidele, tunnetele, lauludele, helidele ja piltidele, kui ta tahab midagi meenutada. Nüüd, kui sa tahad internetis midagi meenutada, siis sa lükkad Google'isse ja Google toob sulle mälestuse, mis põhineb fotodel, piltidel, helidel, linkidel ja asjadel selles mõttes. Seega siin on mingisugune sarnasus, mis tohutult võimas on ja mida ei peagi otseselt ohkima ja kontrollima selles mõttes. Aga nüüd siis kokkuvõttes, et mis siis sellest laiali valguvast, eks ole, toredast ideoloogiast kõike välja võtta.
ja ma hakkasin mõtlema, et kus etapil siis kasutada internetti, ilmselgelt, et kui noori inimene lihtsalt istub arvuti taga, ta ei pruugi kõikide asjade üldse komistada, eks ole. Et igal India lapsele ette ei ole seda arvutit panna tema külasse, eks ole, ei saagi ja alati ei ole asi niimoodi. Ja teisalt me tahame asja ka veidi kiirendada ja ikkagi veel suunata. Aga mõtleme selle sama kogemuse õppetsükli järgi, et siis me tahame seda, et kui me tahame mingit õppesihti täita, siis meil on vaja, et inimene kogeb midagi. Me vaatame, kas see nüüd asi nii palju vähemalt mängib täna muga kaasa, et ta laseb mul midagi suurendada. Laseb. Et nüüd ta vahepeal kohe kustutab selle korra ära. Et on vaja asju kogeda. Pole mõtet rääkida abstraktset liustikust, kui inimene pole seda näinud. Ja pole mõtet rääkida mõnes mõttes lendamisest ja lennukigast on palju lihtsam rääkida, kui inimene kas on flight simulaatoriga ära proovinud selles mõttes midagi. Seejärel on ilmselt vaja midagi teha, et aidata reflekteerida, mida ka Anne Villems rääkis, oli küsida, aga kuidas seda debriefingut siis nagu teha ikkagi online, eks ole. Aga debriefing on oma olemuses see, et inimene sõnastab teadlikult, mida ta tundis, koges ja proovis, eks ole, keda muud ei ole. Siis aidata mingid järeldused teha, lisainfot saada, teha mingid otsused. Ja siis neid uuesti ära proovida, eks siis selles mõttes, ja proovida ära olukorras, kus sa ei saa haiget selles mõttes, vähegi turvalisemas keskkonnas. Minu arvates see internet, ma nüüd järgmisena lihtsalt lõpetuseks näitan paar asja, paar vidinat, eks ole, mis siis aitavad. No see sama India laste õppimise video väga hästi näitab, kuidas nad lihtsalt andsid kätte esimese kogemuse. Ehk siis need lapsed said esimese kogemuse arvutist, see oli mänguline, positiivne, õppiv ja huvitav. Kui neile minna edasi ja sinna arvutisse veel 2 programmi installeerida ja jätkata kogemuse mahu suurendamist, siis ilmselt see protsess võib jätkuda. Siin on veel selline on olemas selline õppemeetod nagu problem-based learning. Siin on väike lühike video, mis seletab seda, et kui noortel on mingisugune probleem, siis miks mitte öelda neile ka uurige asja, lahendage see probleem ära, leidke ise mingid lahendused internetist ja pärast vaatame, kes leidis parimad lahendused. Ja siis kaivitub noorte see uudishimu, otsi lõppkokkuvõttes, mis see muu on kui mingisugune aarete jaht, eks ole, et kes kõige lahedama vidina leiab. Aga näiteks, kui me tahame inimestel kogeda kunstis midagi, kunstiharidus, ma usun, osad teist tegelevad selle valdkonnaga, siis Google kõige muu hulgas teeb ka sellist asja nagu Google Art Project, mille mõte on maailma tippmuuseumitest tuua väga hea kvaliteediga fotod ja reproduktsioonid kuntumatest maalidest internetti. Avate ja seal võite Tretjakovi galeriis kõige kuulsamaid maale 2 minuti pärast näha, pole vaja sinna minna ja nii edasi teha. Seega mõnes mõttes saab inimene panna kogema maailma parimat kunsti umbes 5 minutiga, kui seda üles seada, eks selles mõttes. Kui ma vaid loodan, et mu kunstiajaloo õpet oleks olnud selline vahend, sellepärast ma mäletan tundi, kus me rääksime jooni ja toori ja sammastest niimoodi, et parasjagu kuidagi tal vist ei olnud kaasas seda õpikut, kus need pildid olid. Ja siis ta üritas sõnadega seletada, kuidas jooni ja toori ja sambad välja näevad. See oli ääretult naeruväärne, eks ole. Aga see on lihtne osa. Noored kogevad internetis ise ka asju. Nüüd teine küsimus see, et kuidas me aitame noorte reflektsiooni. Siin on üks link ühele videole, sellisele uurimusele 2008, et Anthropological Introduction to YouTube. USA-s on tehtud uurimus, minu arust oli see California ülikool, kes tegi pikaajalise uurimuse, kuidas noored kasutavad YouTube'i, mis on erinevad käitumismustrid ja mallid. See on tund aega pikk video, aga neile, keda see teema huvitab, on see täiesti hindamatu. Mis nad tõid välja on see, et väga paljud noored tänapäeval teevad selle, vähemalt Ameerikas teevad, aga ma arvan varem või hiljem Eestis ka. Nad pööravad veebikaamera enda poole ja kurdavad oma muret. Sinna tähendab eelkõige neile, keda see huvitab. Sest ilmselt kommenteerib seal paar idiooti, kommenteerib, nad kustutavad need kommentaarid ära, aga siis kommenteerivad ka sõbrad ja neid kommentaare loetakse väga hoolikalt ja vastatakse teineteisele videotega. Ehk siis seal leiab aset mõnagi, mida võiks nimetada reflektsiooniks. Inimesed panevad oma mõtted ja kogemused sõnadesse, räägivad, mõtlevad, kui vaja, siis jumalast nutavad sinna, eks ole, ekraani, aga elavad ennast välja. Nüüd on küsimus, see tuleb kas üles leida või anda see ots kätte. Nüüd teine variant on see, et ma ei julge neid videosid hetkel avada selles mõttes, aga mõte on siis selles, et ka YouTube'is on olemas, kui te panete sellise lingi peale nagu YouTube Create, siis avaneb siin 3-4 sellist väikest programmi. Nende väikeste programmide mõte on siis see, et nende abil saab väga lihtsalt luua multikat. Multikas tähendab, et mingid kujukesed on animeeritud, liiguvad ja sa paned sinna hääle peale. Muide, häält ei pea ka ise panema peale, et häält ei pea ise ka peale otseselt sinna selles mõttes häält ei pea sinna ise peale panema, sest hääle saad ka nii teha, et automaatselt genereerib helised, kirjutavad asjad sisse. Sa võid sinna panna, näed, naeratused, igasugused signaalid, märgid, no siis see on selline video, kus nad käivad selle asja läbi, kuidas ta luuakse. Siis on selline stuudio, kus sa valid, milline tegelaskuju on, mida ta teeb, mis olukorras ta on,
salvestad helisignaalid, nii edasi, eks ole. Mina hakkasin mõtlema selle peale, et väga sageli igasuguste probleemsete olukordadega, mida ei julgeta liiga palju rääkida. Palutakse inimestel joonistada kunstiteraapia käigus, muusikateraapia käigus, leida sobiv muusika. Miks mitte konfliktseid olukordi näiteks lahendada mitte niimoodi, nii, istuge maha, kuidas te siis seda lahendada kavatsete, eks ole, vaid kuulge, meil on probleem, eks ole, mingid 2 inimest läksid kaklema omavahel, te lähete sinna seda lahutama, eks ole. Mitte sõnadega, vaid tehke igaüks multikas sellest, kuidas see olukord võiks edasi liikuda. No näiteks, eks ole, tuleb kasvataja, lahutab kaklus ja ütleb nii, nüüd teeme väikse kunstiprojekti, et loome 3 erinevat versiooni, kuhu see kaklus oleks välja jõudnud, kui ma poleks koha peale jõudnud. Siis inimesed loovad, teevad midagi, see on ka põnev omajagu selles mõttes, eriti kui seda pole teinud. Ja siis saab arutada mitte teooriat, vaid nende noorte nägemust sellest, kuidas nad lahendasid probleemi, mida nad juba välja valanud millessegi, eks ole. Need tööriistu areneb pidevalt juurde, küsimus on kavatsuses. Me tahame antud juhul aidata noortel reflekteerida, välja öelda, mis nad asjast mõtlevad ja leida seda põneval viisil. Nüüd 3. me tahame, et noor inimene suudaks üldistada. Me tahame, et ta leiaks oma mõtetele laiemat tuge ja otsiks asju. Vot siin on üks koht, kus ma arvan, me kõik saame mängu tulla. Nimelt on selline mõiste nagu crap detection, eks ole. Piltlikult öeldes tänapäeval on tohutult vaja inimestele aru saada, mis asi on jama ja mis asi on mitte ja väga kiiresti. Et kui sa tahad tarbida infot väga kiiresti lühikeste lõikudena, see tähendab seda, sa pead väga kiiresti otsustama, kas tarbida seda lõiku või mitte. Kui sa tarbid 3 väga halba lõiku, siis tulegi väga halba arusaamine teemast. Kui sa tarbid 3 väga head lõiku, siis on väga hea, eks ole. Kuna meid kasvatati enamik siin ruumis viibijad info puuduse keskkonnas, kus info oli kallis ja hinnaline, aga nüüd on info üleküllus, kus info vähesus on kallis ja hinnaline lõbu koos filtreerimisega, siis põhimõtteliselt see crap detection on miski, mida on väga raske teha. Aga jätkuvalt tuleb aru saada, et noor inimene peaks õppima eristama, mis on hea, mis on halb. Ilmselgelt ta eristab, mis talle meeldi, mis talle ei meeldi, õpib sellest. Aga aeg-ajalt näiteks võib tunduda selline asi nagu MIT Open Courseware Project, kus on piltlikult üleval Ivy League'i ülikoolide mitmed täiskujul salvestatud loengu videod koos seminari videotega, koos materjalide, diskussioonipunktidega ja eksami küsimustega, eks ole. Täismahus täiesti üleval, ilma igasuguse jamata, tasuta üleval. Et sait näeb veidi igavam välja kui mingisuguse kahtlase tarkvara või mingi imeliku ususekti sait. Ehk siis mingid asjad veavad noori mõnikord alt. Ja vot seal võib-olla on vaja nendega töötada ja öelda, et see on väga hea, et sa otsid, aga las me mõtleme, kuidas sa otsid asju. Aga kui juba otsimiseks läheb, siis on olemas selline tööriist, seesama, mida näitas Kristi. Nii, vaatame. Operi. Ja Kristi näitas Wikiniti ja Wikiniti on väga selles mõttes lahe info, kui te ilmselt kõik olete siit Wikipeediat kasutanud või vähemalt teate, millega tegu on, eks? Online kasutajate poolt loodud entsüklopeedia, jube palju artikleid. Väga sageli sa ei tea päriselt, mida sa tahad ja sa viskab sul vastuseks 4000 artiklit. Ja nüüd, kui ma panen siia näiteks ma ei tea, Kristi pani learning, aga paneme mingi sõna nagu sama klassika. Paneme siia, siis ta viskab esimese artikli, mis sellega seostub välja. Nii. Ja siis loob siia need niidid, mis on esialgu segadus, aga ta klaarib selle ära, kuna loomad mind ei huvita ja kiirõppimine ka mind ei huvita, siis ja tegelikult ajalugu ka ei huvita hetkel, siis nüüd ta viskas välja 5 artiklit, millele viidatab kõige rohkem. Ehk siis Wikipedia selle tööriista arvates õppimisega seostub eelkõige arengupsühholoogia, sisemine õppimine, masinõppimine ei huvita hetkel, intelligents ei huvita, jääb järgi need, nagu te näete, paneb need, mis ma kinni panin siia. Nii, ja nüüd mind huvitab see osa, eks ole, klikin siia peale, nüüd ta jälle lõi lahti neid juurde. Aga kui ma lõin siia peale ja hakkan hiirega seda lugema, siis ta veidi laiendab seda, ma klikin siia peale, siis ta mängib veel seoseid lahti ja nii edasi, eks. See tööriist on väga beeta, selle tegid mingid tüübid paari tunniga pulli pärast, eks ole. Neid tööriist hakkab alles tulema. See tööriist võimaldab väga kiiresti aru saada, mis info on olemas, eks ole. Ja infot sorteerida. Vot sellised asju võiks noortele aidata arendada, nad ei pruugi seda kunagi ise leida selles mõttes. Aga mis puudutab, ja kui nüüd keegi ütleb, et selle asemel, et aidata inimestel leida selliseid tööriistu ja nende abil kõige paremaid asju, keegi raiskab oma päevi sellega, et ta mõtleb, millistel websaitidel ma luban noortel käia, millistel ei luba ja mis kellaajast, mis kellaajani. Palju õnne, eks ole, selles mõttes, et see on nagu värava hoidja, siin on mingisugune värav, siis mingi inimene määrati aastaid tagasi värava hoidjaks, ta on seal, ta oma postil, ta kardab lahkuda ja talle antakse mingi miinimumtasu iga kuu selle eest, aga aeda enam ei ole. Et kõik käivad vasakult ja paremalt rahulikult läbi, aga tema ei lase kedagi aiast läbi. Eks ole, midagi sellist juhtub.
Ja siis nüüd, kui nüüd kokkuvõttes on see, et kui inimene on ükskord midagi ära teinud ja mõelnud ja teeb teinekord uuesti, noh, luua ja teha midagi interneti abil on tõesti lõputult võimalik selles mõttes. Kui selles mõttes mul on väga hea meel, et Harald rääkis, ta ütleski väga lihtsalt, ühel poolt on vaja natuke vaeva näha, et korralik content teha, aga tegelikult alustada ja hakata pihta on üsna lihtne, eks ole. Kui mõne aeg tagasi selleks, et teha muusikavideo, kui inimest huvitav muusika, oli vaja ikkagi raha ja siis hakkas kõik, siis nüüd on sul vaja sõbrad laenata kaamerat ja üldiselt peaaegu igaühel on sõber, kellel on peegelkaamera või noortekeskuses on peegelkaamera. Elementaarselt paar kasutusjuhist teha, online on olemas tarkvara, mis selle ilusti editib ära, eks ole, montaaži võimaldab, on olemas tarkvara, mis võimaldab ilma muusikariista olemasoluta simuleerida muusikariistu, panna need järjest, lisada taktid ja biidid juurde ja luua muusikat. Teha täpselt sama, mida teeb produtsent Kallis stuudios. Ära proovida selles mõttes. Lennukit on võimalik monteerida kokku, on võimalik lennukiga proovida lennata, proovida lennuki maandumissimulaatoriga, eks ole. Et võib-olla kõige suurem case online lennusimulaatorite poolt on see, et ka need tüübid, kes 2011 sinna hoonetes sisse lendasid, tegid suure osa oma õppimisest tasuta netis olevate flight simulaatoritega selles mõttes. Seega vähemalt kurb küll, aga nad said pihta selles suhtes asjale. Seega kokkuvõttes minu jaoks kogu e-õppimises inspiratsiooni osa ei ole sellest, kes leiab ägedat tööriista, vaid kuidas me avame need luugid, tuleme eest ära ja natuke suuname siin-seal seda huvi ja söödame võib-olla mingid asjad ette, mille vastu võiks huvi tunda. Vajadusel aitame natuke filtreerida ja valida vahendeid, millega seda huvi realiseerida. Aga me ei ürita ka neid vahendeid selles mõttes ette sööta teada paremini, sest vahendid arenevad väga kiiresti. Ja vot siis sel juhul saab võimalikus, et inimene õpib siis, kui ta tahab, siis, kui tal on mõnus, õpib nendega, kes seda tahab ja ilma nende inimeste, kellega koos ta ei taha õppida. Ja siis on võimalik, et ta õpib niimoodi, et ta saab ka tagasisidet koheselt, et ta proovib asju ära ja kuuleb ka teiste inimeste arvamust, kes taga ei ole nõus ja nii edasi. Asjad, mis tegelikult ruumis toetades sageli ei tule välja. Ja loo moraal on see, et mitte päriselt läbi kukkuda oma ettekande sisu koha peal. Kui te kasutate Facebooki, võetke minimaalne aeg, et aru saada, mis on võimalik teha selles mõttes. Ja sealt edasi hakake mõtlema taaskord. Milline võiks olla teema, milline võiks olla see küsimus, milline võiks olla see multimeedia materjal, mis tekitaks diskussiooni ja sealt edasi tööriist hoolitseb selle eest, et see diskussioon püsib. Kui diskussioon ei tekkinud, üldiselt see võib tõesti tähendada, et see oli ebamugav või see eelkõige tähendab seda, et antud hetkel see ei pakkunud teie õppijatele huvi selles mõttes. Nüüd muidugi selles osas, et kuidas tekitada õppija huvi selle vastu, mis mina arvan, et tal võiks huvitav olla, see on väga kõva dilemma. Aga taaskord ma väidan, rääkida kellegile huvist geograafia vastu on väga raske, kui sul on ainult pakkuda kontuurkaardid ja värvipliiatsid, mida on vaja teritada, eks ole, nagu minu ajal. Noh, värvime andid pruuniga, näete, seal on mäestik, eks ole. Okei, innovatsioon gloobus selles mõttes. Aga kui sul on samal ajal, kui minul oleks olnud Google Earth, et reaalselt näha, eks ole, kuidas juhtub maavärin, kuidas näeb välja merepinn sel hetkel, kui maavärin all toimus, kuidas näeb välja tsunami, mis juhtub ja nii edasi, siis ma arvan, huvi tekitamine geograafia vastu ei tohiks olla raske, eriti asjad või muusika või kunsti vastu ja nii edasi. Vot seega, esimene asi, kui te tahate oma valdkonna vastu huvi tunnistada, mingi interneti, guugeldage asja, leidke kõige ägedamad ja põnevad asjad, mis te leiate, jagage need oma noortega ja vaadake, mis saab. Võib-olla peate mõneks ajaks rahule jätma, siis midagi ka saab. Selline on minu mõte, aga küsimusi, kommentaare nüüd mitte ainult mulle, tähendab hetkel mulle ja kohe peale kohvipausi kõigile teistele ja oma vahel. Jah, ole hea. Minul on selline küsimus, et mulle tegelikult hästi meeldib su seisukoht, et sa ütled, et me peame tegelikult mingid aknad avama ja eest ära tulema, et laskma noortel teha seda, milleks nad on võib-olla palju rohkem valmis, aga siis võib-olla suunama. Mul enda tekkis selline mõte, et aga kas siis suunamine on ka see, kui me ütleme, et näed ära selliste onude ja tädidega suhtled, kes, ma ei tea, respondivad sinu videole nii või naa. Aga ma ise nagu tajuks seda, et vaata, kui sa hakkad, seal juba reeglid muutuvad, kui juba see norm on üks ja see, et mida me ütleme, mida ära tee, et selle vastu ikkagi lapsed tahavad nagu testida, et loomulikult testimised onu. Aga mina prooviks niimoodi, kui natuke lähtus sellest, mis ma räägin, siis ilmselt proovida võiks niimoodi teha, niimoodi öelda. Fine, kuule, mul on paike palve, et kui sa tahad selles jututoas jätkata, et tee mulle teene, võta 5 minutit ja guugelda alaealiste ahistamine internetis. Vajuta enter ja vaata 4 esimest linki, mis välja tulevad. Eks sa vaata mõni video ka.
ma arvan, et sealt tuleb juba selline materjal, no võib-olla oleks hea kõrval olla, et aidata natuke filtreerida seda materjali ka, you never know, eks ole, selles mõttes, milline sa eksid ühe tähega selles otsingus ja siis tuleb jumal teab mis asi. Aga mõnes mõttes on see, et mina arvan, et ka selleks, et seletada, kui ohtlik on, mis on jututoa ohud, on jututubades ja internetis paremaid retoorika ja võtteid, kui lapsevanemal hetkel on. Kusjuures mina ütleks ausalt, mina imestan, et vaadake, kunagi on selline asi olnud, et lapsed tulevad koju, nendelgi on lapsed ja mingi ajani sa oled see tark jumal, kes teab vastused kõigile kodutöö küsimustele ja mingil hetkel see lõpeb ära, eks ole. Et ühel hetkel tulevad võrrandid, geograafiast tulevad mingid mäestikud, mille nime sa ei tea, ja selle hetke peale öeldakse, kuule, et see on ikkagi sinu töö ju, tšop, eks ole. Aga miks mitte istuda kõrval ja guugeldada koos selles mõttes? Mina näiteks küll võistleks, no mul veel last ei ole, ma arvan selle ajal, kui mul lapsed jõuavad sinna ikka, siis on täiesti aus võistlus, kes guugeldades paremate tulemusteni jõuab või ma ei tea, kas guugeldamine siis on guugeldamine, võib-olla on siis mingi muu smuugel. Et selles mõttes, selles mõttes ma olen suga nõus, et mingil hetkel on vaja sekkuda ja mingil hetkel on vaja ka selgelt ausalt tagasisida, tahan öelda, kuulge, see, mis te teete, on lihtsalt rumal, eks ole, selles mõttes. Aga kui küsimus on selles, et on miski teadmine, mille noor võiks jõuda, otsida ülesse koos temaga või üksinda. Ja muide, kusjuures, mis on eriti põnev, on see, et mul tundub, et noored väga teravalt ja täpselt tunnevad seda, võib-olla need privaatsuse teemad on natuke muutunud tänapäeval, aga sellise autentsuse petmise teemad on väga aktuaalsed selles mõttes. Kohe, kui läheb lahti, et keegi jututoas petab kedagi ja lollitab ja eks ole, see on tavaliselt, mõistetakse nii kiiresti hukka ja nii edasi selles mõttes. Ma ei tea, kas ma kuidagi suutsin nagu selle mõtte oma konteksti asetada tagasi põrgatada, aga meil ei ole seda olnud. Et me ei tea, et kas kui isa minuga guugeldab ja vaatab ahistamisjuhtumid, et kui ta ära läheb, et mis põnevad teemad mul veel siis tekivad sellega seoses, mida ma võib-olla isa juuresolekul ei julge vaadata. Ja. Küll, eks ole. Seda, aga muide, kus see hea näide, et selle kohta, pagavat nüüd oli ja meelest läks, eks ole, et üldised on see, et midagi koos guugeldada, eks ole, et ma üldse sinu arvuti ekraani sisse vaatan, on ka mõneti isiklik asi, mis bookmarkid sul on. Selleks peab olema usaldus. See asi ei saa käia niimoodi, et me oleme 2 aastat umbes sõdinud lapsega või noorega noortekeskus, sa ei tohi, te ei saa üldse arutada seal Facebookist ette mingit jama ja siis teha 180 kraadi ja öelda, oi, mind väga huvitab, mis te seal teete. Okei, siis te huvitab ja siis selgub, et teid ikkagi huvitab neile piirangute peale panemine. Eks võt selle tunnevad, iga homo sapiens tunneb ära. Et keegi võltsib huvi, see ei ole ehtne huvi, vaid see on pedagoogiline huvi. Oi, näidake, väga lahe, mis te teete, rääkige mu sellest. Oi, aga võt selle kuubiku ma võtan küll nüüd ära, eks ole. 3-aastane ka selle peale kukub nutma, eks ole. Muide, eks ole, selles mõttes arvestage, et iga piirangu peale, kui näiteks te teete piirangu, et te ei tohi üle 2 tunni teha, siis tark laps teeb selle peale nii, et ta kirjutab Google'is sisse How to convince parents to let me use more internet. Enter. Seal tulevad väga head vastused, ma usun. Selles mõttes, eks. Show them this video. Harvardi ülikooli teadlane räägib sellest, kuidas interneti kasutamine suurendab kognitiivsed võimeid. Can you beat that? Võib-olla saad kusjuures võita, kui sa guugeldad ise. How to explain to the children. Ja mina soovitan, see on mingil hetkel käib eluterve suhtlus nii, et isa tulles koju saad, kuule, ma jõuan täna hiljem, ma saadan sulle ühe lingi, vaata seda ja laps saadab vastu selle lingi. Ja, right, ma vaatan seda. Mõned YouTube'is käib nii, keegi ütleb, et kuule, ma tegin jumala cool ja mudeli, paneb video ülesse. Keegi ütleb, vaata seda mudelit. Keegi ütleb, respondib, see on poisike, 3. mudel, eks ole. Edasi. Aga no ma just, selles mõttes muidugi, eks ole, mitte mingil juhul interneti asenda seda, et keegi on oma lapsele hea lapsevanem või hea õpetaja või hea noorsootöötaja. Ma ei usu, et keegi vahetab oma läbisaamise oma lähiinimesega. Pikaajaliselt vahetab vastu selle vastu, et saada mingeid asju klikkida internetis. See ei ole kuigi põnev lõpuks. Vaat. Mis on veel märkusi? Aga teeme siis äkki niimoodi, et me saame neid kõiki veel rääkida, lähme veerand tunnis kohvipausile.